Tere tulemast õpetajad Antslast, Palamuselt, Uiatust ja Tallinna koolidest. Ja sel korral me püüame siis esimest korda seminari läbi viia veebis. Ja tõesti suur tänu teile, kes olete täna meiega. See Webex keskkond võimaldab siis kõigil kas siis küsimuse esitada või ka siis chatis kommentaare jagada meiega. Ja igaks juhuks ütlen ka, et tänased esitlused salvestatakse. Ja sellepärast, et mitmed õpetajad andsid tagasiside, et nad tahaksid küll osaleda, aga neil on teine koolitus või see aeg siiski sobinud. Ja need ettekanded ja salvestused pannakse siis üles muuseumi veebilehele. Ja vaadake praegu nüüd ennem, kui sõna saab siis esimene ettekandja, et teie mikrofonid, see esimene nupp all oleks punane ehk mute nupu peal asendis, sellepärast, et muidu see heli läheb kõikidele kuulajatele. Nii, ja veel tänane kava. Esimesena astub siis üles Peeter Luikmäe, kes on siis Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute allosakonna juhataja ja räägib siis euroala ja Eesti majanduse olukorrast. Teiseks on siis teemaks keskkonnasäästliku panganduse teema, mida siis esitab finantsstabiilsuse osast Madis Laas. Ja kolmandana räägib siis Eesti Panga sularaha ja taristuosakonna juhataja Rait Roosvee sularaha tulevikus. Ja need teemad läbime ligikaudu 2,5 tunniga. Nii et annaksingi sõna siis üle Peeter Luikmäele, palun. No tere hommikust. Ma pean ütlema, et nii kummalises vormis ma polegi teiega varem kohtunud. Selles mõttes, et tõsi see on, et tavaliselt on meil siin pressiruum õpetajaid täis, kellest paljud käivad väga sageli meie seminaridel. Täna on siis olukord umbes selline, nagu teil oli kevad otsa. Ehk siis istun mina siin praktiliselt tühjas toas ja räägin siis arvutiga lootuses, et teie teisel pool kaasa mõtlete ja kuulate. No, päris tundmatu see olukord minu jaoks ka ei ole, sellepärast, et mis seal salata oma laupäeva hommikutes ma kevad otsa pidasin samas vormis loenguid tudengitele. Ja paraku ikkagi see kaugjuhtimine ja kaugloengu pidamine on selles mõttes suhteliselt kohmakas ikkagi inimestele, et ka moodsa aja tudengid on ikkagi selles nii-öelda videovormis äärmiselt passiivsed võrreldes sellega, kui nad kohal on. Nüüd on siis õpetajatel teil võimalik tõestada vastupidist, kas või natukenegi siis nii-öelda sekkuda esitlusse. Selleks on mitu võimalust, loomulikult võib alati kasutada võimalust küsimuste ja kommentaaride jaoks, aga meil on olemas ka see nii-öelda vestluse chati aken, nii et ka siia võib sisestada küsimusi ja arvamusi, kui nii-öelda tekstikujul esitamine tundub kuidagi sujuvam. Ja minu ettekande teema on traditsiooniline, ehk siis mida siin viimasel ajal on majanduses juhtunud ja mis lähiajal arvatakse juhtuma hakkavat. Ja alustuseks tulebki tõdeda seda, et maailm on õige pisut, aga ikkagi sellest niisugusest karantiini unest ärganud. Rahvusvaheline valuutafond vahendab siin Apple'i statistikat inimeste nii-öelda jalutamise ja autoga sõitmise kohta. Need seadmed, mis meil taskutes on, võimaldavad üsna anonüümselt, aga küllaltki täpselt mõõta, kui palju inimesed liiguvad. Ja niisugune mobiilsusindeks, need läksid nüüd siis karantiini ajal päris moodi, näitab ikkagi üsna selgelt, et inimkond, nii palju kui teda on võimalik mõõta, on tõesti sellest karantiini nii-öelda tipust, ehk siis kodus istumise tippajast ikkagi välja tulnud. Ja piltlikult öeldes, siin on muidugi ka sesoonsust selles indeksis, ega teda ju väga pikalt meil ka ei ole. Aga fakt on see, et võrreldes siin märtsi-aprilliga, kui enamik riike rakendas karantiini nii-öelda täistuuridel, võrreldes sellega on ikkagi suve lõpupoole, nii palju kui seda indeksit on registreeritud, on siiski mõnevõrra inimeste liikumine paranenud. Ja paremal pool te näete tegelikult niisuguse ülevaadet jällegi erinevate riikide karantiinimeetmetest ja sellest, kui
kiiresti neid on siis sisuliselt rakendatud, noh, ütleme mõõdetuna siis kas päevades esimesest nakkusest. Need vahemikud on muidugi väga laiad, aga noh, nagu te näete, siis noh, üsna loogiliselt on kõige esimene meede olnud rahvusvaheliste reiside piiramine, noh, see ei tähenda alati mitte täielikku piirangut, aga teatud riikide isoleerimist. Aga juba järgmine meede on enamikes riikides on koolide sulgemine, mis muidugi teid üsna palju puudutab ja noh, see on muidugi esimese laine põhjal tehtud statistika, aga laias laastus need karantiinimeetmed siis rakenduvad reeglina umbes 2-3 kuni 4 nädala jooksul ja noh, kõige karmimaks ja kõige pikema viiteajaga meetmeks peetakse siis otsest niisugust liikumise piiramist või soovitust või kohustust kodus püsida. Ja noh, tegelikult seal kõrval on muidugi erinevates kultuuriruumides ka küllaltki erinevalt see eneseisolatsioon, mis on tõesti riigiti ja kultuuriti üsna erinev. Aga noh, võib öelda, et kusagil 2-3 nädala jooksul pärast nakatumiste järsku tõusu, isegi kui riik ei rakenda väga jäikasid meetmeid ametlikult, siis ikkagi inimeste liikumine väheneb oluliselt ja noh, seda niisugust nakatumisriski võetakse küllaltki tõsiselt. Nii et ühtepidi võib öelda, et nii administratiivsed piirangud liikumisele vähendavad majandusaktiivsust, aga teisest küljest vähendavad seda täpselt samamoodi ka inimeste poolt tajutavad piirangud inimeste liikumisel või noh, nii-öelda eneseisolatsiooni meetmed. Ja neil mõlemil on tegelikult siis mõju ennekõike niisugustele tegevusaladele, kus siis tegelikult see niisugune inimeste kohalolek on vajalik ja noh, see tähendab tegelikult seda, et näiteks teenindussektoril ja turismil arusaadavalt läheb üsna kehvasti olukorras, kus meil kliente ei ole, sest turismiettevõte ei saa siiani veel kliendi juurde koju minna, klient peab tema juurde tulema. Ja täpselt samamoodi, nii nagu täna on Tallinna reidil 2 suurt kruiisilaeva ankrus juba pikemat aega, kuna lihtsalt ei ole tellimusi, samamoodi seisab see sektor tegelikult kõikjal maailmas. No, ütleme, et riigiti on turismisektori osatähtsus hõives ja ka lisandväärtuses erinev, aga noh, vaieldamatult ta puudutab küllaltki suurt osa niisugust madala ja keskmise sissetulekuga inimeste hulka. Teine huvitav asi, mida Rahvusvaheline Valuutafond sellel sügisel on tõdenud, on see, et noh, sellel karantiinil, noh, kuigi tundub, et ta on selleks korraks läbi ja noh, teise lainega seonduvalt teda ilmselt nii ulatuslikult ei rakendata kui kevadel, siis sellel karantiinil on ikkagi küllaltki suur mõju ebavõrdsusele. See avaldub siis selle kaudu, et ikkagi need inimesed, need ühiskonnagrupid, kes on madalama sissetulekuga, need kannatavad rohkem ja see tuleneb ühest küljest nii nendest harudest, kus inimesed töötavad teenindussektori harudes üldiselt, kus vahetu nii-öelda kliendi kohalolek on oluline, väga sageli töötavad vähem kindlustatud inimesed. Teine pool on tegelikult see, et kui vaadata ja sedagi on võrreldud inimeste nii-öelda võimet kaugtöötada ja sissetulekugruppide lõikes, siis ilmneb täpselt sama asi, et kõrgema sissetulekuga grupid saavad suhteliselt hästi oma tööd teha distantsilt, aga samas just niisugused nagu eesliinitöötajad, kes väga sageli on madalama sissetulekutega gruppides, nemad peavad ikkagi ei saa tööd teha distantsilt või siis juhul, kui nad seda teevad, siis oluliselt väiksemas mahus. Juhul, kui rakendatakse mingisugust karantiini või siis ka riigis inimesed vabatahtlikult eelistavad kodus püsida. Niisiis sellel niisugusel erineval nii-öelda mõjul, suurem mõju vaesematele ja tegelikult väiksem mõju nii-öelda rikkamatele karantiinil ja isolatsioonil, see tegelikult toob ka nii-öelda maailmamajanduse ilmselt selle nii-öelda viiruse episoodi jooksul suurema ebavõrdsuse suunas. On isegi hinnatud, et kõik see, mis on toimunud viimase 20-30 aasta jooksul nii-öelda inimeste sissetulekute võrdsustumise suunas, et see nüüd vähemalt ajutiselt on nii-öelda, see progress on nii-öelda kadunud ja tegelikult oleme me tagasi kukkunud võib-olla ebavõrdsuse mõttes paarikümne aasta tagusele taseme. No seda on hetkel ilmselt veel täpselt väga vara öelda ja teine asi, et ilmselt toimub ka mingisugune taastumine inimeste sissetulekutes ja ka see ilmselt avaldub ikkagi pigem nagu positiivsemalt nendele,
kelle töö oli sõna otseses mõttes karantiini tõttu katkestatud. Ja lõppkokkuvõttes selle karantiini une kohta tuleb tõdeda ka sellist asja, et see läks riikidele päris palju maksma. Et euroalal ei ole veel kahjusid kokku võetud, seda näitavad selle aasta eelarve defitsiidid ja võlakoormuse kasv euroala riikides. Aga ettevaates arvati suvel, et umbes 20% punkti riigivõlga võib tekkida selle karantiini jooksul juurde ja see ei ole mitte ainult käesoleva aasta defitsiidid, vaid ka järgnevate aastate täiendavad defitsiidid, sest sellest eelarve defitsiidist, kuhu käesoleval aastal langeti, ei jõuta enamikes riikides välja isegi mitte 2 aasta jooksul. Nii et see kumulatiivne niisugune riigivõla kasv on umbes 20% punkti kogu toodangust, mis ümmarguselt tähendab seda, et kui keskmine euroala riigivõlg oli umbes 80% kogu toodangust enne pandeemiat, siis nüüd ta jõuab kuskile 100% peale. Ja see tähendab tegelikult päris suurt koormust järgnevatele aastatele ja sisuliselt üsna suurt ja veelgi suuremat sõltumust kui varem tegelikult riigivõla intressimääradest. Siiski tuleb ütelda, et kuigi karantiin on lõppenud, siis maailma majandus, kui me vaatame kaubavahetuse aastaseid muutusid ja tööstustoodangu aastaseid muutusid, nad on küll kergelt langus on aeglustunud, aga ütleme, et viimastel andmetel on veel vara rääkida mingisugusest stabiliseerumisest või endistele tasemetele tagasi jõudmisest. See võib 1,5 aastat, 2 aastat aega võtta. Ja kui vaadata nüüd viimaseid prognoose maailma majandusele, siis üldiselt on sügise prognoos kergelt parem, kui ta oli suvel. Ehk siis kui käesoleva aasta majanduslanguseks, kõigepealt muidugi majanduskasvu prognoositi ju veel viimati käesoleval aastal möödunud aasta oktoobris, ehk siis aasta tagasi arvati, et 2020 maailma majandus kasvab 3,4%, siis täna me räägime ikkagi langusest 4,4% 2020. aastaks. Nii et nii palju on aastaga sellest väljavaatest muutunud ja vaieldamatult see oktoobris tehtud prognoos on selgem, sest midagi pole teha, aasta on juba peaaegu läbi ja enamik numbreid on suhteliselt kindlad. Võib-olla kergelt positiivne on see, et kõige isegi niisugune keskmine stsenaarium, mida maailma majandusele võib-olla siin juunis ette nähti, ikkagi grammi võrra tuleb parem. Ehk siis me ei näe mitte ligi 5% rangust, vaid kuskil 4,4%, mis on võib-olla marginaalselt isegi hea uudis. Aga siin see optimism tuleneb enne kõike sellest, et mõned arenevad riigid on õige pisut vähem kukkunud või siis näiteks Hiina puhul oodatakse ka ligi 1,9% kasvu juba käesoleval aastal. Aga fakt on see, et kui nüüd sellesse kriisi langeti peaaegu et sünkroonselt kõik korraga, võib-olla see oli vahe mõnes nädalas, millal karantiini siis ühes või teises riigis rakendati, siis tegelikult see väljumine saab olema väga ebaühtlane ja see tuleneb osaliselt sellest, et riigid olid erineval tasemel valmis selleks kriisiks, riigid rakendasid oma piiranguid erinevas ulatuses ja erineva ajastusega. Ja fakt on ka see, et tegelikult on riike, kes sõltuvad rohkem nendest karantiinist piiratud majandusaladest, näiteks riigid, kes oma põhilise tulu teenisid hooajalisest turismist, siis tõenäoliselt nende taastumine võtab kauem aega. Kui nüüd vaadata üldse neid prognoose, siis üldiselt võib öelda, et tegelikult jätkuvalt piirab maailma majanduse mahtu niisugune üliaeglane taastumine, mis võib mahtudes viia seniste tasemeteni kogu majanduse perspektiivis juba võib-olla järgmise aasta lõpuks ja ülejärgmise alguseks juba ligikaudu tasemetele, kus me olime mullu jõuluaegu, siis ikkagi on avatud negatiivne stsenaarium, mis näitab, et üldiselt usutakse positiivne ja negatiivne, positsioneeritakse selle järgi, et millal reaalselt tekib siis tõhus kaitse selle pandeemia vastu, ehk siis millal töötatakse välja ja õnnestub levitada piisavas koguses vaktsiini. Ja üldiselt need keskmised prognoosid eeldavad, et see juhtub kusagil järgmise aasta keskpaigas. Hetkel ei ole küll isegi teada seda mehhanismi, kuidas see vaktsiin rakendub, kas on vaja korduv vaktsineerimist või piisab ühest korrast. See kõik on väga suure ebamäärasusega paratamatult tänases olukorras.
nii palju, kui sellest viroloogilisest olukorrast on võimalik stsenaariume tõmmata, siis võib öelda, et ikkagi eksisteerib marginaalselt positiivsem tee, kus võib-olla see vaktsiin leitakse juba järgmise aasta kevadel, mitte suvel, ja on ka negatiivsem stsenaarium, mis laias laastus näeb ette võimalust, et parimal juhul järgmise aasta teisel poolel saabub ütleme siis niisugune vaktsiini näol või muul moel rakenduv viiruse levikut piirav abinõu. Ja kui mõelda sellele, kui nüüd mõelda Rahvusvahelise Valuutafondi prognoosile, siis laias laastus toimub niisugune 2021 niisugune tagasipõrge langusest, mis ei vii meid kaugemale, kui me olime enne kriisi, enamik riike jääb ikkagi 2021 madalamale tasemele, kui ta oli enne viiruse puhkemist. Aga edaspidi siis maailma majanduses juba 2022 ja edasi toimub ikkagi niisugune keskmine kasv, ehk siis seda niisugust taastumise impulssi mõnevõrra kiirema kasvu näol jagubki parimal juhul ainult järgmiseks aastaks, kus maailma majandus siis kasvab umbes 5,2%, 2021 tähendab. Ja edaspidi siis langeb see kasvumäär ikkagi kusagile tavalisele tasemele 3,5% ja see kõik lähtub eeldusest, et viirusele suudetakse piir panna. Kuidas, seda ei oska keegi veel täpselt öelda. Kui vaadata, kuidas on Eestil läinud, siis tegelikult ei ole Eestil läinud väga halvasti. Selles mõttes, et me oleme siin ikkagi riikide lõikes suhteliselt positiivsemas seisus oma teise kvartali näitajatelt. Ja selles valguses võiks öelda, et suhteliselt hästi on meil läinud. Eesti tegelikult rakendas ka piiranguid küllalt nii kiirelt ja võib-olla väiksele riigile iseloomulikult ka üsna tõhusalt. Ütleme nii, et soomlased, nii palju kui siin võib nalja teha selle karantiini teemal, on öelnud, et nende väike mõju majandusele tuleb sellest, et ega neid eriti keegi ei külastagi. Et Soome ei ole niisugune kant, mida paljud tahaksid külastada aasta alguses, kui on külm. Ja teisest küljest on soomlased ka omavahel väga hõredalt asustatud ja tüüpilise põhjamaa inimesega või isegi teatud määral stereotüübiga niisuguses põhjamaalasest, ega nad omavahel ka eriti ei suhti. Kas see nüüd ilmtingimata paika peab Soome kohta või on see laiendatav Eestile, seda on muidugi raske öelda. Aga fakt on see, et Eesti majandus esimesel poolaastal kukkus vähem suurel määral selle tõttu, et meil olid tegelikult riigi poolt rakendatud tugimeetmed, mis tähendasid nii lühiajalist palgatoetust, mis tegelikult kestis ju paar kuud, ja lisaks siis ka erinevaid suunatud meetmeid ettevõtetele. Nii et mõnes mõttes seda niisugust reaktsiooni tööturu halvenemise näol me ei näinud, kuna töökohtasid säilitati sisuliselt riigi rahadega. Ja ütleme nii, et kui nüüd see teine laine tuleks tõsine, siis ilmselt riigil enam niisugust raha ei ole, nagu esimesel poolel kõike toetada valimatult. Ja see võib tähendada ka seda, et aasta viimases veerandis või lõpupoole võib tegelikult tööpuudus ka kasvama hakata nendes ettevõtetes, mis ikkagi ei osutunud tänases situatsioonis elujõuliseks. Nii et mõnes mõttes see niisugune halb oli natukene nagu varjatud või see halvad stsenaariumid, nende realiseerumine ei olnud näha sellepärast, et tegelikult me ju nägime Eesti puhul selgelt üsna kiiresti rakendunud riiklikke tugimeetmeid ja tegelikult ka karantiini mõttes kehtestati Eestis need meetmed suhteliselt kiirelt. Nii. Ja meie peamised eksportturud, nagu näete, on küllaltki erinevas seisus, aga laias laastus eristuvad siin Soome ja Rootsi teise kvartalisse majanduslanguse mõttes ja teise kvartalisse arvatavalt jäi siis karantiini tipp. Kuskil aprill-mai oli see aeg, kus tõenäoliselt seda mõju oli kõige rohkem majandusele näha. Et see kindlasti hakkab nüüd meid mõjutama, et tegelikult ekspordi nõudlus paljudes valdkondades on ikkagi selgelt langenud ja ennekõike puudutab see kõik võimalike inimestega liikumisega seotud teenuste eksporti, turismi, aga tegelikult ka tööstustootmist paljudel juhtudel. Ja üldiselt on nii, et fakt on see, et see niisugune viiruse tõhus piiramine tegelikult ikkagi on üksüheselt seotud ka majanduslangusega, et need, kes rangeid piiranguid esimesel poolaastal rangemaid piiranguid rakendasid,
need riigid tegelikult maksid selle nii-öelda karantiini eest ka suurema SKP langusega, kogutoodangu langusega, ühest küljest üsna möödapääsmatu, aga teine asi, mida siit jooniselt võib-olla otse ei avaldu ja andmeid on ka võrreldavalt võib-olla keerulisem saada, on see, et noh, see niisugune kogemus on see, et mida hiljem sa alustad karantiinimeetmetega, seda rangemad ja võib-olla pikemad need peavad olema. Nii et võib-olla need riigid, kes siin just nagu näiliselt rakendasidki vähem piiranguid, nagu näiteks Eesti, Soome või rääkimata Rootsist, et need tegelikult rakendasid neid piiranguid varem kui teised ja seetõttu nende piirangute nii-öelda rangus ajalises mõttes kestis vähem aega ja seetõttu siis ka majanduslanguses see nii-öelda lõiv oli väiksem, mis tuli maksta. Kui me nüüd vaatame Euroopat, siis kindlasti on äärmiselt raske öelda, mis siis tegelikult on juhtumas või juhtunud, aga fakt on see, et kõige operatiivsemad on igasugused küsitlusandmed. Nagu te näete, siis tegelikult esimeses kvartalis see oranžikas joon näitab siis ostujuhtide indeksit, mis üle 50 näitab optimismi, alla 50 pessimismi. Tegelikult sarnaselt paljude teiste kindlustunde indeksitega langes möödunud aasta esimesel poolel tegelikult ka ostujuhtide indeks peaaegu ajaloolise miinimumi lähedale ja tegelikult üllataval kombel see meeleolu taastus ka väga kiirelt juba teise kvartali jooksul. Ja nüüd siis võib öelda, et kuskil teise kvartali, kolmanda kvartali alguses, et siis juulis oli see tipptase ja nüüd me näeme seoses teise laine algusega paljudes riikides augustis, septembris näeme juba kindlustunde mõningast langust ja tegelikult langemist juba ka alla 50 piiri, mis tähendab seda, et see niisugune lühikene optimismi impulss sai ikkagi piiratud esmaste nii-öelda teise laine ilmingutega. Mis edasi saab, seda hetkel muidugi raske öelda, aga üldiselt peaks ikkagi majandusaktiivsus aasta keskel ja lõpupoole kujunema mõnevõrra paremaks, kui ta oli siin kevadel. Eurosüsteem on rakendanud, Euroopa Keskpank sisuliselt on rakendanud siis kõikvõimalikke rahapoliitilisi meetmeid. See loetelu on äärmiselt pikk, aga üks ühine nimetaja nendel erinevatel varaostuprogrammidel ja likviidsuslaenuprogrammidel, mida on pankadele pakutud. Üks ühine nimetaja, mis siit jooniselt väga ilmekalt välja tuleb, on see, et tegelikult on neid meetmeid kogu aeg lisandunud, aga neid ei ole üldse ära kadunud. Nii et sisuliselt tähendab see seda, et kõik nii-öelda võimalikud viisid, kuidas majandust läbi rahastamistingimuste elavdada, on jätkuvalt peaaegu et täisvõimsusel sisse lülitatud. Ja sisuliselt tähendab see seda, et vähemalt rahastamistingimuste mõttes ei tohiks majanduse olukord lähiperspektiivis oluliselt halveneda. Peamiseks riskikohaks on siin just nimelt ettevõtete laenukahjumid, mis võivad kasvada olukorras, kus võib-olla nõudlus taastub aeglaselt, mõnedes riikides tõenäoliselt aeglasemalt kui teistes ja seeläbi siis tekib surve pankade kapitalile läbi laenukahjumite ja see on üks riskitegur, mida selgelt siin sügisel kardetakse, aga riigiti see olukord, nagu öeldud, võib olla küllaltki erinev, seni kuni pangad püsivad maksejõulised, on neil võimalik tegelikult äärmiselt soodsatel tingimustel ka keskpangast laenu saada. Äärmiselt soodsatel tähendab tegelikult mõneaastase laenu puhul jätkuvalt ka negatiivse intressiga keskpangast laenamise võimalust, mis tegelikult on küllaltki enneolematu. Keskpanganduse jalajälg majanduses on tegelikult oluliselt kasvanud nende meetmete kaudu, ehk siis varaostuprogrammid ja negatiivse intressimääraga küllaltki pikaajalised mõneaastased laenud on siis kergitanud eurosüsteemi bilansimahtu tänaseks üle 6 triljoni euro taseme. See nii-öelda tume ala siin näitab üsna selgelt, et see bilansimaht on viimasel ajal kasvanud, ennekõike seoses sellega, et äärmiselt populaarseks kujunesid siis negatiivse intressimääraga laenud pankadele, mida siis antakse tingimusel, et pangad suurendavad oma laenuportfelli ettevõtetele. Ja teine tegur on olnud siis varaostuprogrammide mahtude suurendamine ja nüüd siis ka suve alguses siis pandeemia ostuprogrammi käivitamine, mis on mõnevõrra paindlikum kui varasemad programmid selles mõttes, et kuised ostumahud ei ole ette antud, vaid on ostude kogumaht ette antud.
Ja nagu te näete, siis rahapoliitilised intressimäärad on püsinud miinimumtasemetel, mis tähendab siis seda, et see ülehoiustamise püsivõimaluse intress on meil juba üle 5 aasta olnud negatiivne, võib praeguseks öelda juba peaaegu. Ja see peamiste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär on täna siis sisuliselt 0, see punane joon, ja 6 kuu Euribor kõigub siin 0 ja -0,5 vahel. Kuigi ta siin kevade hakul kergelt tõusis, siis tänaseks on ta jälle langenud ja veelgi negatiivsem, kui ta oli siin suve alguses. Et iseenesest, mida see tähendab? See tähendab täna seda, et väga paljud laenuvõtjad, kellel on vanemad laenulepingud Euroopa riikides seotud Euriboriga, nende nii-öelda marginaali komponent on küll positiivne, aga Euribori negatiivne väärtus väga mõningatel juhtudel viib tegelikult ka selle laenu tegeliku intressimäära kas 0 või kergelt miinusesse. No, Eesti suurtel laenulepingutel on kehtestatud 0 piir ja ütleme täna see Euribor vähendab marginaali, aga ta põhimõtteliselt ei vähenda, ei vii siis sisuliselt seda laenuintressi 0-st madalamaks. Ja olenevalt siis laenulepingust mõnel juhul on Euribor ka kokku lepitud niimoodi uuemates lepingutes, et sisuliselt kui ta on negatiivne, siis siseneb nii-öelda arvutustesse ta 0-na, tegelikult ei vähenda isegi marginaali. Et miks see on oluline? See on oluline sellepärast, et rahapoliitika paraku niisuguses maailmas, nagu täna pankade poolt on kehtestatud reeglid uutele laenudele, tegelikult väga palju majandust ei aita otseselt. Kui me viiksime selle Euribori veelgi negatiivsemaks, kui laenulepingutesse on sätestatud, et kui Euribor on negatiivne, siis arvutustesse läheb 0-ga, siis tegelikult kõik see nii-öelda Euribori liikumine allpool 0 vahetult nii-öelda laenuvõtjate olukorda ei paranda. Küll aga võib see kaudselt muidugi mõjutada ka negatiivne intressimäär läbi säästmise otsuste, võib-olla natukene julgema investeerimise ja kulutamise, võib ta tegelikult mõjutada majanduse nõudluspoolt. Ja mida on selgelt näha olnud, on see, et see niisugune rahastamistingimuste paranemine on ettevõtete võlakirjade intressipreemiaid alandanud küllaltki sarnaselt nii investeerimisjärguga ehk siis keskmisest kõrgema reitinguga ettevõtete võlakirjade riskipreemiaid kui ka tegelikult siis niinimetatud kõrgema tootlusega ehk siis alla investeerimisjärgu võlakirjade intressi vahel. Kusjuures ostuprogrammidega, keskpanga ostuprogrammidega on hõlmatud ainult investeerimisjärguga ettevõtete võlakirjade nii-öelda riskipreemia, sest alla investeerimisjärgu me ei osta, aga tegelikult see mõju on üsna sarnane, muidugi skaalad on erinevad siin. Kõrgema riskiga ettevõtete riskipreemia on kogu aeg kõrgem. Aga selgelt on näha, et ettevõtete finantseerimistingimused paranevad ja siis see ei ole otseselt küll mingisugune eesmärk rahapoliitikas, aga selgelt on näha ka see, et nii-öelda riikide vahelised erinevused riigivõlakirja intressides on pärast pandeemia ostuprogrammi väljakuulutamist ja eriti pärast selle nii-öelda esimeste ostude toimumist suve hakul on tegelikult siis nende probleemsemate kõrgema võlakoormusega riikide nii-öelda riskipreemiaid ehk siis erinevus Saksa ja näiteks Itaalia intressimäärade vahel, see erinevus on vähenenud. Nii et ütleme see nii-öelda hea uudis on see, et niisugust heterogeensust euroala riikide vahel on tõenäoliselt vähem ja niisugused kõige äärmuslikumad riskid pole siiski realiseerunud. Siis riskipreemiad ei ole väga oluliselt teineteisest eraldunud. Kohati võib öelda, et teatud riikide puhul on riskipreemiad isegi alanenud tasemetele, nendest tasemetest madalamale, mis nad olid enne pandeemia järgse karantiini väljakuulutamist. Ja kui vaadata nüüd neid prognoose, mida tehakse umbes 2,5 aasta peale ette, siis võib öelda, et need turuprognoosid ka Euribori osas, nii 3 kuu, 6 kuu Euribori osas näitavad ikkagi seda, et nad jäävad ikkagi negatiivsesse piirkonda ka lähiaastatel. See on muidugi tänane turgude vaade, see võib muutuda, aga fakt on see, et hetkel nähakse ette soodsate finantseerimistingimuste jätkumist ja see on võib-olla peamine põhjus, miks on alust loota, et investeeringud siiski kunagi taastub. Keskpanganduse köögi poole pealt võib mainida seda, et Euroopa
Pank algatas ju mäletatavasti möödunud aasta lõpus niisuguse protsessi nagu rahapoliitika strateegia ülevaatus. Sarnast protsessi on siis juba tänaseks ka lõpule viinud Föderaalreserv ja mõned teised keskpangad. Samamoodi aeg-ajalt vaatavad oma strateegia üle ja küsimus on laias laastus selles, et kuidas defineerida meie peamist mandaati, hinnastabiilsust. Ja kas on midagi, mis ajas on muutunud, mis tähendaks siis võib-olla võimalikku vajadust ka muuta oma strateegiat. See protsess on alanud euroalal, aga see võtab aega. Ja üks asi, mis tundub olevat loogiline, on see, et kui meil inflatsiooni eesmärk on täna hoida inflatsiooni ootusi alla 2%, kuid selle lähedal, nii nagu me 2000 aastal kokku leppisime, kui euroala loodi, 2003. aastal pisut seda eesmärki täpsustati, et mitte iga number alla 2% inflatsiooni, vaid ikkagi selle 2% lähedal olev alla 2% number oleks see nii-öelda mõistlik inflatsiooni eesmärk, siis täna oleme me silmitsi väga uute probleemidega. Et esiteks on inflatsiooni mõõtmine ajas väga palju muutunud. Meil on hästi palju niisuguseid valdkondasid, kus tegelikult on hindade langus üsna loomulik, nagu kõik võimalikud sideteenused, kus nii-öelda ühikuhind pidevalt langeb seoses tehnoloogilise innovatsiooniga. Enamik keskpankasid on avastanud seda, et tarbijahinnaindeks tegelikult mõõdab suhteliselt piiratud hulgal eluasemekulusid, mis ikkagi inimese ostukorvist moodustavad üle 15% enamasti. Eluasemekulude puhul on eriti oluline see, et tegelikult väga paljudes riikides, kus inimesed ise elavad oma majades või korterites, sellisel juhul seda niisugust kaudset üüri ei arvestata, kuigi alternatiiv sellel inimesel oleks oma korteri välja üürimine. Ja väga paljuski on küsimus ka erinevate kvaliteedi muutuste arvestamises inflatsioonis, nii et see inflatsiooni mõõtmise teema on järjekordselt aktuaalne ja oleks muidugi väga küüniline väita, et me üritame oma inflatsiooni eesmärki saavutada läbi selle, et me leiutame mõõdiku, mis sobival hetkel näitab 2%, aga mõõtmise nii-öelda probleemide tõttu võib inflatsiooni viga tänaste hinnangute kohaselt ulatuda juba kuskil 0,3–0,4% punktini, mis tegelikult tähendab küllaltki suurt erinevust tegelikkuse ja mõõdetud inflatsiooni vahel. Siis on küsimus selles, et kuidas me siis peaks edasi toimetama, et kas alla 2%, kuid selle lähedal või lihtsalt 2% lähedal oleks see inflatsioon. Missuguseid instrumente nendest uutest ja erakorralistest, mida me oleme viimased 10 aastat rakendanud, võiks edaspidi lugeda korralisteks. Väga oluline on see, et kuidas inimestele selgitada hinna ja inflatsiooni arenguid ja keskpanga rahapoliitikat. Selles osas on Euroopa Keskpangal ka plaanis korraldada niisuguseid nii-öelda kuulamisüritusi või kaasamisüritusi, aga isegi väljaspool seda nii-öelda pidulike või ametlike ürituste formaati üritatakse järjest täpsemini korraldada ja rakendada infot kõikvõimalikest tarbijaküsitlustest, kuidas inimesed tajuvad inflatsiooni, see on väga sageli mõõdetust erinev, aga tuleb meeles pidada seda, et inimeste käitumist mõjutab just nimelt see inflatsioon, mida nad tajuvad ja vähemal määral see, mis Statistikaamet avaldab. Nii et kui tundub, et hinnad tõusevad, siis inimene käitub vastavalt sõltumata sellest, mis parasjagu on ametlik statistika. Ja teine asi, mis on väga oluline, on see, et tegelikult rahapoliitika ja eelarvepoliitika mõjutavad teineteist. Et fakt on see, et viimase kriisi ajal kasvanud riigivõlg ja riikide suurem sõltumine intressimääradest, riigivõla intressimääradest hakkab tasapisi piirama ka rahapoliitika võimalust intresse tulevikus tõsta, sest olukorras, kus riigivõlg on juba 100% SKP-st, põhjustab tõenäoliselt intressi jõudmine varasematele maksimumtasemetele oluliselt suuremat probleemi riigieelarvele kui täna või kui varem. Ja selles mõttes räägitakse niisugusest fiskaaldominantsist ehk siis rahapoliitika järjest suuremast sõltumisest eelarvepoliitikast kasvava riigivõla tõttu. Mida see tähendab või mida sealt teha saaks, et rahapoliitika piiratud nii-öelda intressivahemikus paremini töötaks, on hästi palju erinevaid teemasid, aga üks kõige lihtsam teema on see, et Euroopas tuleb luua ühtne kapitaliturg, mis tähendab tegelikult seda, et rahapoliitika hakkaks mõjuma umbes sama hästi kui Ühendriikides või mujal nii-öelda ühtsemates riikides
ja just see niinimetatud kapitaliturgude liit, ehk siis Eesti ettevõte saaks tegelikult oma võlakirju või aktsiaid müüa piiranguteta ka teistele euroala investoritele. Et see tegelikult selle ühtne toimima hakkamine on ühest küljest niisugune juriidiline probleem, ta on tegelikult vähem poliitiline, võib-olla riigivõla ühtlustamine või mingi ühtse fiskaalvõimekuse tekitamine, aga paratamatult tundub olevat nagu jäänud kuidagi ootele. Ehk siis selle kapitalituru reeglite harmoniseerimisega küll tegeletakse, aga see ei jõua kunagi pealkirjadesse nii aktiivselt kui võimalikud riigivõla ühtlustamise või kaitsemehhanismide loomised, kuigi tegelikult on sellele erasektori põhisel riskijagamismehhanismil nii-öelda ühtsel kapitaliturul võib-olla isegi suurem mõju kui sellel ühtse võla või siis fiskaalvõimekuse tekitamisel. Ja no muidugi on väga olulised teemad, kliimateemad, millest mu kolleeg teile ilmselt pikemas siin presentatsioonis ka räägib. No, hea on see, et üldiselt ikkagi see kindlustunne ka Eestile olulistes naaberriikides ja kaubanduspartnerites on ikkagi viimasel ajal kasvanud. Me ei ole veel jõudnud pikaajalise keskmise lähedale, ühest küljest takistab meid selleni jõudmast viiruse episoodide tihenemine suve lõpus, teisest küljest muidugi asjaolu, nagu juba mainitud, et mõned tööstusharud teenindussektoris ongi võib-olla rohkem pihta saanud. Paraku ei ole need valdkonnad väga kiire taastumisega ilmselt ka siis, kui viiruse olukord paraneb. Ja kui vaadata nüüd võimalikke prognoosistsenaariume, siis tegelikult on siin 3 võimalust, millest tundub kõige usutavam ilmselt paljude jaoks see põhistsenaarium, mis sisuliselt tähendab seda, et üldiselt me ei näe selliseid piiranguid kui kevadel, nad võib-olla karmistuvad pisut aasta lõpu poole, aga nad ei muutu samaks nagu kevadel ja siin on 2 põhjust. Üks on see, et riikidel on tekkinud mingi kogemus piirangute rakendamisel, ehk siis need piirangud, aga tegelikult ka riiklikud tugimeetmed on natukene paremini nagu sihitud. Aga teine põhjus, mis on väga pragmaatiline, on see, et ega riigieelarvet seda teist nii-öelda raundi sama uhkelt nii-öelda toetamise näol lihtsalt ei kannataks välja. Ja on pisut nagu äärmuslikumad stsenaariumid positiivne, mis ütleks seda, et tegelikult piiranguid ei kehtestatagi eriti ja siin on oluline ka see, et tegelikult ei rakendu niisugust spontaanset ja ulatuslikku enesedistsipliini inimestes, mis võib-olla on tegelikult üsna põhjendatud, aga ütleme, optimisti jaoks, kui viiruse levik ei saa olulist hoogu juurde, piiranguid ei rakendata ja inimesed ka ise ei piira enda liikumist vabatahtlikult, siis see annab aluse mõnevõrra kiiremale taastumisele ja muidugi ka selle eelduseks on eksportturgude taastumine. Ja negatiivse stsenaariumi korral sisuliselt võib öelda, et tulevad umbes sama ranged piirangud ja võib-olla siis sama pika või isegi pikema kestusega. Loomulikult kaasneb sellega ka välisnõudluse langus. Nii et on erinevaid versioone, missugusena me näeme nii käesoleva aasta lõppu kui ka järgmist ja siin on variandid erinevatel aegadel antud prognoosid on väga erinevate vahemikega, nagu näete. Ja laias laastus siis tähendab see meie jaoks Eestis ka täna seda, et tõenäoliselt selle kõige loogilisema stsenaariumi kohaselt me näeme käesoleval aastal 3,8% majanduslangust, järgmisel aastal praktiliselt Eesti Panga prognoosi järgi 0 kasvu, mõned teised prognoosivad natukene teistsuguseid numbreid ja ka meil oli see profiil natukene erinevam. Juunis me nägime palju sügavamat langust, kui me praegu usume, siis -10 versus -3,8, aga selle tulemusel, et me nägime juunis suuremat langust, oli ka järgmise aasta taastumine suurem. Nüüd võib öelda, et see taastumine algas varem, selle tõttu käesoleva aasta numbrid on ilusamad, aga järgmisel aastal sisuliselt olulist kasvu ei näe, et see maht jääbki samale tasemele, nagu sellel aastal oli. Ja võiks arvata, et selle põhistsenaariumi kohaselt me näeme siis kriisieelset taset 2022. aastal, aga loomulikult negatiivne stsenaarium jätab lahti ka võimaluse, et see võtab umbes aasta kauem aega. Me vaatame, et nii-öelda esimese poolaasta kogemuse põhjal, siis ka Eesti puhul peab paika see, et tegelikult madalamate sissetulekutega inimesed saavad rohkem pihta. Ja see on näha siis siit sellelt jooniselt, kus on siis hõive muutus, tumedam tulp ja siis vastavalt siis palga erinevus majanduse keskmisest, mis on see kollakas tulp.
Ja siin on näha, et muidugi kõige rohkem said pihta majutus- ja toitlustusettevõtted hõive mõttes ja tegelikult ka mäetööstus, see on ainukene erand, siin on natuke teised põhjused, natukene seotud nafta hinnaga, aga laias laastus paljud sektorid, kus on keskmisest väiksem palk, on saanud ka juba täna reaalselt kogeda oluliselt suuremat hõive muutust kui keskmiselt ja mõned sektorid, näiteks info ja side, pangandus, on võib-olla hõives isegi kergelt võitnud ja need on sektorid, kus keskmine palgatase on riigi kõrgem. Osaliselt on see tingitud muidugi ka juba mainitud erinevast võimalusest teha kaugtööd. Ja kui me vaatame nüüd seda hõive langust võrreldes teiste riikidega, siis võib öelda, et esimese poolaasta kogemuse põhjal oleme me pigem niisugused keskmised ja eriti kui arvestada majanduslangust, on riike, kus on hõive langust isegi mõnevõrra edukamalt ohjeldatud, aga tõenäoliselt suuremate fiskaalsubsiidiumite abiga ja teisest küljest on riike, kus ka majanduslangus oli väiksem ja sellest tulenevalt siis ka hõive langus väiksem. Eestis siis kusagil seal 5% kandis on hõive langus ja tõenäoliselt see töötuse määr tegelikult jõuab oma tipptasemele mitte praegu veel, selle aasta jooksul jõuab ta seal kuskil 7-8% vahele, aga tegelikult järgmisel aastal jõuab Eestis töötuse määr kuskile 10% peale, nii et seal on ka arvestatav viitaeg selle vahel, millal tegelikult reaalselt inimesed saavad koondatud nendest ettevõtetest, kelle nõudlus, kelle toodangu või teenuste nõudlus taastub aeglasemalt või ei taastugi. Ja tegelikult on meil siis ka erinevad võimalused stsenaariumiteks tööpuuduse näol, siin on näha, et see tööpuuduse tipp kipub olema järgmise aasta alguses ja olenevalt siis stsenaariumist võib asi minna hullemini või natukene see punane joon on siis hullem ja siis õige pisut parem joon on siis see teine. Aga laias laastus hetkel tundub, et see niisugune põhistsenaarium on selle vähese info baasil, mida me oleme suutnud arvesse võtta nii Eestis kui ka maailmas laiemalt, tundub olevat ikkagi kõige loogilisem. Ja fakt on see, et Eestis oli väga suur mõju palgafondile just nimelt riigitoetustel, et juhul kui neid ei oleks rakendatud, siis tegelikult oleks palgafond kukkunud siin halvematel aegadel kuni 10% ilma töötasu hüvitist arvestamata. Ja täna tegelikult me näeme, et see töötasu hüvitise mõju on juba oluliselt väiksemaks kujunenud esimese poolaasta lõpus. Palgatõus muuseas jääb Eestis positiivseks põhistsenaariumi kohaselt ja keskmisele palgale tuleb siin ülejärgmise aasta lõpuks võrreldes eelmise aastaga võib öelda, et siin isegi üle 100 euro juurde, võib-olla siis isegi praeguse hetkega võrreldes umbes 100 eurot. Et siis keskmine palk jõuab 2022. aasta lõpuks jõuab umbes 1500 euroni, olles praegu siis kusagil seal 1400 kandis, mis iseenesest on positiivne uudis, aga teisest küljest näitab Eesti majanduse ühte peamist nõrkust, et olukorras, kus majanduses on jätkuvalt suhteliselt kõrge tööpuudus, tekib palgakasv nendel aladel, kus töökäsi on puudu ja paraku töötute hulk ja töötute profiil ei lähe hästi kokku tööturu nõudmistega. Eriti olukorras, kus majandus läbib niisugust kiire languse ja taastumise faasi. Üldiselt Eesti inimesed, nagu näete, on ettevaatlikud. Seda näitab siis kindlustunde langus, mis tegelikult algas juba enne pandeemia puhkemist, aga on väga võimendatud tegelikult täna ikkagi tasemetel, kus ta tavaliselt on kriisiepisoodides. Eestlane ei ole nii suures masenduses kui 2009. aastal, tööpuudus oli 20%. Aga siin on oluline erinevus on see, et 2009 meil ei rakendatud nii suurt, tegelikult meil ei rakendatud nii palgatoetusi. Meil oli küll töötu kindlustus tol ajal juba rakendumas, aga meil ei olnud niisugust palgasubsiidiumi nagu seekord. Nii et osaliselt on eestlaste optimism kindlasti tingitud ka eelarvepoliitikast, mille hinnaks on paratamatult riigivõlg, mis paraku kasvab siin nii käesoleva aasta defitsiidi kui ka järgneva 2 aasta defitsiitide mõju. Nüüd põhimõtteliselt inimesed on kasvatanud ka hoiuseid, muuseas see on iseloomulik ka ettevõtetele. Ehk siis kui siin pandeemia ajal tegelikult nii Euroopas kui Eestis kogeti mõningast niisugust laenu kasvu ettevõtete puhul,
siis seda laenu ei kasutatud ära investeeringuteks, vaid see raha läks suurel määral lihtsalt likviidsuspuhvriks igaks juhuks. Ja samamoodi on inimesed oma sissetulekutega toimetades olnud igal pool maailmas ettevaatlikud, tegelikult ka Eestis, mis tähendab seda, et sissetulekutes suurem osa kui varem säästetakse ja mõnes mõttes need niisugused likviidsusvarud toetavad nii majapidamisi kui ka ettevõtteid teatud määral niisuguste esmaste šokkide puhul, võib-olla pisut rohkem kui varem. Aga siin on ka jälle probleemiks see, et tegelikult need hoiused ja säästud, rahalised säästud jagunevad inimeste vahel küllaltki ebaühtlaselt ja väga suur osa inimesi tegelikult ei oma arvestatavaid finantssääste, kuigi agregeeritud paistab pilt väga ilus. Ja laias laastus on siis mõned kokkuvõtvad laused siin, mida ma siin üle kordama ja ette lugema ei hakka, aga laias laastus tuleb muidugi öelda seda, et kogu see ebakindlus majanduse osas on suur. Võib-olla ta ei ole nii suur, kui ta oli kevadel, sest midagi ikkagi selle viirusega on õpitud. Võib-olla toimub paralleelselt ka mingisugune edukas vaktsiinide väljatöötamine. Tegelikult on ju ka optimistlikumaid stsenaariume, mis juba lubavad peaaegu et jõuluks mingeid esimesi vaktsiine, mis toimivad ja mis saavad müügiloa. Paralleelselt nende vaktsiinide testimisega toimub ka nende tootmine. Nii et tegelikult teatud laovarud on ilmselt paljudel ravimifirmadel juba selleks hetkeks olemas, kui nad müügiloa saavad. Aga kindlasti jääb püsima ebakindlus nii selles, kui tõhusaks need kujunevad need vaktsiinid. Ja peamine, muuseas, kui kõik need vaktsiinid on edukalt rakendunud, nii nagu paljud põhistsenaariumid ette näevad, kui riigid on kuidagimoodi suutnud maha rahustada majanduse kõige hullemast seisakust, siis jääb ikkagi see küsimus, kuidas käitub tarbija, kuidas käitub ettevõtja olukorras, kus ta on kogenud nii suurt ootamatust nagu 2020. aasta jooksul ja kas see loomulik säästumäär taastub või mitte või jäävadki ettevõtjad ja tarbijad konservatiivsemaks kui varem, valmistuvad järgmiseks šoki episoodiks, mille tegelikult positiivseks mõjuks on muidugi igasuguste puhvrite loomine, aga negatiivseks mõjuks on väiksem nõudlus majandusega ja aeglasem tööpuuduse vähenemine. Ja laias laastus tegelikult võib öelda seda, et ilmselt juhul, kui läheb hullemini, kui loodetakse, ka selliseks puhuks võib arvata, et tegelikult karantiinimeetmed ei ole nii ulatuslikud, kui nad olid esimese laine puhul, puhtalt sellepärast, et nende varasem rakendamine on üht-teist õpetanud, aga tegelikult ka üsna palju maksnud ja seetõttu kujunevad järgnevad meetmed ilmselt natukene vähem ulatuslikeks. See oleks minu poolt kõik.